Ma olen oma elu jooksul teinud väga palju videosid ja 2024 aastal ma mõtlesin, et võiks teha niisugust vlogi moodi või inimeste unistusi ettepoole tuues ja enda unistusi teile näidates ja näidates seda ägedat teekonda, siis täna on mul kaasas siin väga äge inimene, nagu tema nimeks on meil Andre. Mis sa arvad? Vasta ei või jaa, kas sa oled valmis rääkima endast, kes sa oled ja rääkima siis endast, mida sa ettepoole soovid? Ja, muidugi. Juhu! Lähme astume siia ja hakkame mõnusasti, põgusasti kuulama, mida Andrel on sulle ja sulle öelda. Tere, Andre! Ja kuidas sul läheb? Täitsa hästi läheb. Tere, jah. Super! Ja mina olen väga-väga õnnelik, et kohe kuulete, kuidas Andre üldse Naeratuse miljonärist Maarja Holteris kuulis ja miks ta on praegu siin? Sest ta mõtles, et aga miks mitte teha podcasti laadsena, vlogina ja jõuda siis seeläbi Naeratuse miljonäri YouTube'i kanalitele. Just. Räägi endast, kuidas sa jõudsid siia? Nimelt siis ma üks päev siin suvel mõtlesin, et jumala igav on terve suvi lihtsalt kodus voodis telefon käes istuda, et võiks nagu midagi teha. Siis ma küsisin emalt, kuule, äkki ma saaks kuskil tööle minna suveks. No siis mu ema vastas, et ma kardan, et ei saa, sest nagu, no ma olin 11 olin siis, et 11-aastasele poisile pigem ei pakuta tööd. Siis ma mõtlesin ja ma nägin Maarja videot, et kutsub siin selliseid, mis oli 14+ lapsi. Siis ma kirjutasin, et tšau, Maarja, ma olen selline 11-aastane Pärnu poiss ja tahaksin juurde tööle tulla. No Maarja vastas, et no praegu on abijõud täis. No siis ma kirjutasin, kuni lõpuks ta siis ütles, et no tule, ma pakun sulle ööma ja võtta kaasa telki ja hea tuju. Siis ma tulingi ja tegime siin natukene kõike, tegime tööd, lõbutsesime, tegime süüa ja kõike tegime ja siis niimoodi ta välja kujuneski, et olen siin nüüd, kui niimoodi lugeda, siis äkki 3. aastat olen siin juba ja nüüd ei ole ka ainult mina, vaid ka minu sõbrad on siin kaasa, sõber ja õde, nii et. Vau! Ja mina nimetan seda siis aktiivpuhkuseks, kui siis tuled tallu mulle perenaise paremaks ja vasakuks käeks. Sa saad hästi palju enda aega, aga natukene aitad siis mind ka talutöödes, siis mina toitlustan ja majutan ja meil on väga-väga lõbus ja mul on alati mingisugused auhinnad või mingid kingitused või ükskord ma andsin isegi diplomit teile, et iga kord on erinev, ma mõtlen ja leiutan midagi välja ja otsin siis lastes üles mitte mina ei otsi, vaid küsin laste käest, mida nad soovivad nagu teha ja küsin siis, et kas sulle see tegevus ei meeldi, selge, siis me mõtleme, et me seda ei tee või me muudame selle mõnusaks mänguks ja niimoodi me oleme hajutanud talutegevusi nii, et lapsel on ka siin ülitore olla ja nüüd, kui ma ei tea, mitmes kord sa oled vähemalt 7. või 8. või 9. kord, et nagu tõesti mitu suve siia jõudnud. Minu jaoks oli see, et kui Andre nüüd tuli koolivaheaega siia veetma, ütles, et nii tore on siia alati tulla, mul on nagu läheb süda nii soojaks. Mul on nagu veel üks küsimus sulle, Andre. No. Et mis on see andnud sulle, et sa oled käinud siin juba mitu suve? Sellega ongi siis niimoodi raske suhteliselt vastata. Ma olen alati olnud selline aktiivne ja pigem nagu lihtsalt istumisele olen ei öelnud. Ma tahan kogu aeg midagi teha ja see on lihtsalt nii suure ja hea võimalus andnud mulle siin olla, et ma olen lihtsalt väga tänulik selle üle. No mina ütlen ühe asja, mida sa oled teinud. Sina ütled järgmise, mina ütlen järgmise ja sina ütled järgmisena, kui kordab, siis lõpetame. Sa oled minu juures pakendanud võetatud tee lehti. Ma olen siin rohinud. Sa oled saanud siin ujuda? Ma olen saanud siin tõesti väga palju ujuda. Kordas! See mäng sai juba läbi. Ütle midagi, mis ei korda? Ma olen siin saanud murunita. Ja ta on saanud teenindada kliente muuseumil. Ma olen saanud siin puhkemaja koristada.
sa oled saanud teha lõket ma olen saanud lõkkekartulit. ja ta on kive kraavist korjanud, mis on väga ebameeldiv tegevus. Issand, nüüd ongi vist ma olen saanud siin puhata, Süüa teha, mängida, smuutit juua, metsas olla, videosid teha, videosi teha ka, jah. näidelda ja leida iseenda potentsiaal. Ma olen lasknud Andrel teha neid tegevusi, mida ta väga-väga tahab ja siis ma mõnikord eemaldun. Mina olen saanud lõunauinakuid teha ja Andre teeb oma tegevust. Marju korjata. ja just, ma tahtsingi seda öelda. Puuoksi koristada. Trimmerit oled proovinud? Jaa. Trimmerit ka said proovida või? Ainult natukene, ma arvan. Tegelikult põhimõtteliselt terve tiigi ühe serva tegin ära trimmeriga, nii et... Vau, ja. Ma olen saanud vana maja lammutada natukene siin. Ja lammutustööd. Olen saanud siin Taaviga füüsilist tööd teha. Jõud ka natukene trenni. Nii, issand jumal, mis ma siin veel olen. Palju jalutada olen saanud siin. Ja tegelikult ka palju taimedest ka teada ja mida suhu pista ja mere ääres ka, sest meil on 3 kilomeetrit mereni ja ka seal oleme mitmed korrad käinud hõljumas, lihtsalt nii tore nagu. Poes ka käinud ju? Jaa, ma olen tänu Maarjale oli minu esimene Lätis käik näiteks. Vau, väike välisreis on ju. Ja kui ma ka ei eksi, siis ma olin esimene, kes sai meistrite tuba proovida. Jaa, meistrite tuba, kus on siis 2 voodikohta ja keskel saab veel madratsi, nii et 3 inimest korraga ma saan siis majutada, kui tulevad aktiivpuhkusele. Räägi natukene, mida sa elu ettepoole soovid ja millisena sa ennast nagu näed neid tegevusi tehes ja milliseks sa soovid muutuda ise? Vaat see on, lapsed ongi raske öelda, sellepärast sest kõik mõtted kogu aeg jooksevad peas ringi. Kurjab kokku. Ja, no praegused mõtted, mis on, et äkki õpetajaks saada siis sellise looduskaldega või siis näiteks näitleja või ma tahaks kindlasti tulevikus olla hästi metsaga seotud, ehk siis metsas käia, onne ehitada värke, süüa teha, lõket, kõik, aga... Ma tean ühte, keedlooduses kindlasti võtaks su kaasa. Ma arvan ka, jah. Mis veel? Ma olen saanud hästi palju perega, oleme käinud Eestis ringi ja käima siiamaani isegi nendes kohtades, mis teinud, kus oleme käinud ja ehk ma sooviks ka seda jätkata kindlasti. Autojuhiload teed? Kindlasti teen. Millise autoga sa tahaksid tulevikus sõita? No see oleneb kõigest, et noh, ta ei pea olema mingi sportauto, mingi moes, mingi kõige uuem. Ta võib olla lihtsalt, et sõidaks, et auto sõidaks ja saaks käia. Põhimõtteliselt. Punktist A, punkti B sõita. Just. Ja siin on meie vägev Andre, kellel meie lugu siis ongi selline. Ja kui te soovite mingisugust jätkulugu kuulda ja kuidas meil veel edaspidi läheb, sest ma usun, et sa tuled veel ja veel meile. Ikka tuleb. Väga vinge ja meie lähme ühiselt edasi kokkama, looma, sauna, ujuma ja videosid edasi tegema ja videosid monteerima, sest ta on sellega ära õppinud. Ma arvan, et ma võtan ta endale siin perenaise paremaks käeks, kes aitab mul neid videolugusid teieni tuua. Mis te arvate? Juhu! Aitäh sulle, Andre! Aga palun! Imeline, aga lähme siis, sest murulaugut saab ta emale viia kohe. Tšau! Tšau! Jepika, jee! Palun! Aitäh!